September 2026. See on tähtaeg, mille Ukraina sõjaväeluure sõnul on Putin seadnud Donbassi langemiseks. Putin elab fantaasiamaailmas. Selle tähtaja ainus võimalus olla realistlik oleks siis, kui Venemaa kevad- ja suverünnak läheks plaanipäraselt. Vihjeks, ei lähe. Ukraina on Vene väed nurka surunud, kuna suverünnak kukkus läbi juba enne, kui see alata jõudis. Venemaa armee kistakse tükkideks ja kaotused on ajaloolised. Mõju suverünnakule on laastav. Venemaa pole selliseid kaotusi kandnud teisest maailmasõjast saadik. Ükskõik kui meeleheitlikult Putin seda ka ei sooviks, ei too see suvi Donbassi vallutamist sugugi lähemale. Siin on see, mis pidi sel suvel juhtuma. Kevadel alustas Venemaa suurt pealetungi, keskendudes Donetski kindlusvööndile. See 4 linna koondis, mis ulatab umbes 50 kilomeetri kaugusele Donetski äärealal, on viimane takistus, mis seisab Venemaa teel Donbassi piirkonna hõivamisel. Nii et venelaste eesmärk kevadeks oli lihtne. Tuhandete rünnakutega nõrgestada kindlusvööndit, valmistada suveks, mil vöönd langeb ja Donbassi hõivamise eesmärk septembriks võiks olla saavutatud. Putinis probleem on see, et selle plaani toimimiseks vajab Venemaa tippvormis sõjaväge. Kindlusvööndil on oma nimi põhjusega. See on surmav igale armeele, mis on piisavalt rumal, et seda rünnata. Nii et Venemaa on seda rünnanud ja on rängalt läbi kukkunud. Kohutav kevad on toonud kaasa suve, mis ei kulge nii, nagu Putin seda ootas. Vene sõjavägi on tükkideks rebitud. Mai numbrid näitavad meile kõike, mida peame teadma, et mõista, et suvine pealetung on kokku varisenud juba enne, kui see üldse alata sai. Alustame isikkoosseisust. 2. juuni raportis teatas väljaanne Ukraine Today, et Venemaa wannabe okupandid said mais 33 760 kaotust. See teeb keskmiselt 1089 kaotust päevas. See ei ole 2026 aasta rekord. Venemaa on 2026 aasta mais saanud veelgi suuremaid kaotusi. Siin on aga üks suhe, mis näitab, miks mai on olnud nii halb ja miks see määrab Putini väed suvel läbikukkumisele. Enne kui me selleni jõuame, ei olnud mai Venemaa jaoks samuti mingi erand. See kaotuste määr järgneb 2 kuule, kus Venemaa kaotas igakuiselt üle 35 000 mehe. United 24 meedia andmetel kaotas Venemaa märtsis 35 351 sõdurit ja aprillis 35 203 sõdurit. Mai 33 760 on tegelikult paranduseks Putini vägede jaoks, kui hullumeelne see ka ei tunduks. Kõik see tähendab siiski seda, et 2026 aasta esimese 5 kuuga on Venemaa kaotanud umbes 130 000 oma sõdurit. Need on arvud, mida pole nähtud teisest maailmasõjast saadik. Aga Venemaa jaoks läheb asi palju hullemaks. Me mainisime hetk tagasi üht suhet. Väljaandel Ukraine Today on mõned huvitavad andmed, mis näitavad, kui halb mai Venemaa jaoks tegelikult oli. Ukraina väidab, et Venemaa väed suutsid mais hõivata umbes 88 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumist. Aga Ukraina vastas samuti vasturünnakutega. Ukraina sõjavägi vabastas 68 ruutkilomeetrit, jättes Venemaale netovõiduks vaid 20 ruutkilomeetrit. Teeme selle kohta arvutused. Kui jagada 33 760 inimest 20 ruutkilomeetri peale, saame tulemuseks 1688 hukkunud või haavatud Vene sõdurit iga ruutkilomeetri kohta, mille Venemaa mais Ukrainalt tegelikult juurde sai. Vladimir Putin on alati ostnud territooriumi oma rahva verega, kuid see number on täiesti absurdne. Ja see võib olla isegi parim võimalik stsenaarium Vladimir Putini jaoks. Interfaxi andmetel oli Venemaal veelgi väiksem netovõit, kui Ukraine Today näitab. Hoolimata sellest, et Venemaa suurendas mais oma rünnakute arvu 37,5% võrra, mis tähendab, et Ukraina positsioonide pihta viidi läbi üle 7000 üksikrünnaku. Venemaa suutis saavutada vaid 14 ruutkilomeetri suuruse netovõidu, teatab Interfax, viidates avatud allikatega sõjalise analüüsiorganisatsiooni Deep State andmetele. Kui need arvud sellesse kahetsusväärsesse edenemistempot sisestada, saame jahmatava tulemuse. Iga mais Venemaa poolt vallutatud ruutkilomeetri kohta tuli arvestada 2411 Vene sõdurit. See pole mitte ainult alandav Putini jaoks, vaid see on katastroofiline suvise pealetungi jaoks. Kogu selle mõte, et mais korraldati üle 7000 rünnaku ning veel tuhandeid kevadel, oli vallutada piisavalt territooriumi, et Venemaa saaks rünnata Donetski kindluste vööndit. See oli kogu plaani jaoks ülioluline, kuid see, mida Venemaa tegelikult on vallutanud, on nii väike, et kogu suvi kulub keskpäraste edusammude tegemisele kaitse vastu, mis purustab Vene sõjaväge. Pole ka nii, et Venemaa oleks saanud märtsis ja aprillis hästi hakkama. Sõjauuringute instituudi ISW andmetel suutis Venemaa märtsis saavutada vaid 23,04 ruutkilomeetri suuruse netovõidu Ukrainas, kui mitte arvestada infiltreerimiskatseid, mis ei anna tegeliku kontrolli territooriumi üle.
Aprillis kandis Venemaa netokahju 116,01 ruutkilomeetrit. Kui me kõik selle kokku võtame, tähendab see, et Venemaa on kevadeks tegelikult umbes 80 ruutkilomeetrit miinuses. See on Venemaa olukord suveks. Netokahjum territooriumis ja umbes 100 000 tema sõdurit surnud või vigastatud 3 kevadkuu jooksul. Kui võrrelda seda kõike Venemaa 2025 aasta edenemistempoga, ajab see Putini nutma. Ukraine Today ütleb, et Venemaa vallutas 2025 aasta kevadel iga kuu 400–500 ruutkilomeetrit, kaotades samas umbes sama palju sõdureid. See pole sugugi muljetavaldav. Venemaa edenemistempo oli isegi siis väga aeglane. Nüüd ei saa edenemistempot enam isegi selleks nimetada. Seis on pöördunud. Venemaa kaotab territooriumi, ohverdades samal ajal endiselt tuhandeid ja tuhandeid oma sõdureid. Ainult mais langes territooriumi hõivamise kuine tempo metoterritoriaalse kasuarvestuses umbes 25 korda. Venemaa pole sellisel määral verd valanud alates teisest maailmasõjast ja tookord jäi ta lõpuks selle konflikti võitjate poolele. Ausalt öeldes ei tohiks see, mis kevadel juhtus, Putinit üllatada. Juba jaanuaris juhtis strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus ehk CSIS tähelepanu sellele, et Venemaa sõjavägi oli kandnud suuremaid kaotusi kui ükski teine suurriik pärast teist maailmasõda. Tol ajal oli Venemaa sõja kogukaotuste arv umbes 1,2 miljonit. Nüüd läheneb see Ukraina rahandusministeeriumi andmetel 1,37 miljonile. Venemaa on kannatanud suurriikidest suurima kaotuste määra ükskõik millises sõjas pärast teist maailmasõda ning tema sõjavägi on esinenud kehvasti. Edasiliikumise tempo on olnud ajalooliselt aeglane ja viimase 2 aasta jooksul pole jõupingutused toonud kaasa märkimisväärset uut territooriumi, teatas CSIS jaanuaris. Kuidagi on Putini käsilased sellest ajast alates ainult hullemaks läinud. Nii et nii elavjõu kui ka territooriumi osas on Venemaa juba suverünnakul kohutavalt alustanud. Venemaal oli vaja territooriumi, mida ta saaks kasutada platvormina rünnakuteks Donetski kindluste vööle. Seda territooriumi Venemaal ei ole. Venemaal oli vaja ka sõdureid, et jätkata lihaveski strateegiat, mida Putin nii väga armastab. Rohkem kui 100 000 kadunud 3 kuuga tähendab, et Venemaal ei ole ka vajalikke sõdureid. Loomulikult on tal endiselt palju vägesid, kuid tegelikult saadab ta rindele halvasti välja õpetatud reservväelasi, kes hukkuvad Ukraina ulatuslikes tapitsoonides. See ei ole viis, kuidas edu saavutada. Aga siin läheb asi huvitavaks. Kui Venemaa tahab suvel Ukrainas mingeid tõsiseid strateegilisi edusamme saavutada, peab ta tooma lahinguväljale soomustehnikat. Mehhaniseeritud rünnakud peavad toetama seda inimjõudu, mida Putin rünnakule saadab, mis tähendab, et Venemaa peab oma tanke kaitsma, et neid saaks kasutada Ukraina kaitsepositsioonide hävitamiseks. Pealtnäha tundub, et Venemaa teebki seda, aga kõik pole nii, nagu paistab. Ukraine Today andmete kohaselt kaotas Venemaa mais 63 oma põhilahingutanki. See on Venemaa jaoks rekordiliselt madal number, mis võib olla piisav, et panna Putin naeratama. Kui sa ei pööra tähelepanu sellele, mis Ukrainas tegelikult toimub, võib see väike kaotuste arv jätta mulje, nagu oleks Venemaa oma mehhaniseeritud strateegiat kohandanud nii, et lõpuks suudetakse tanke kaitsta Ukraina droonide ja tankitõrjerelvade eest. See ei ole see, mis tegelikult toimub. Ainult 63 tanki kaotamine ei ole nii hea uudis, kui see paistab. Sest tegelikult näitab see, et Venemaa pole lihtsalt oma tanke rünnakutes kasutanud. Me saame sellele vihje nende territooriumi näitajate põhjal, mida me varem jagasime. Kui tanke oleks kasutatud, oleksid need näitajad palju kõrgemad. Fakt, et Venemaa kaotab aktiivselt territooriumi, tähendab, et nad pole leidnud mingit uut geniaalset tankistrateegiat. Venemaa lihtsalt ei kasuta tanke enam nii nagu varem ja see on tunnustus Ukraina võimele Venemaa tehnikat hävitada. See ei tähenda, et Venemaal oleks tankid täiesti otsa saanud. Jah, riik on sõja algusest kaotanud peaaegu 12 000 tanki, ütleb Ukraina rahandusministeerium. Lisaks on palju räägitud sellest, et Venemaa on pidanud oma nõukogudeaegsetest ladudest tugevalt ammutama, et tehnikat rindel hoida, ning need varud hakkavad otsa saama. Siiski saab Venemaa endiselt tanke juurde. 9. mai raportis avaldas Euromaidani press, et T-90M tankide tarned, mida Putin on nimetanud maailma parimaks lahingutankiks, jätkavad endiselt. Venemaa tankitootjad toodavad samuti T-80 ja T-72 mudeleid, mis on nõukogude ajastu platvormide uuendatud versioonid ja mida Venemaa on Ukrainas väga palju kasutanud. Venemaa on samuti agaralt rääkinud oma T-14 Armata tankist, kuigi selle tanki toomine Ukraina lahinguväljale on olnud palju aeglasem. Oluline on see, et tanke toodetakse, kuigi mitte sellises tempos, mis oleks vajalik Venemaa juba kogetud kaotuste korvamiseks. Mis siis toimub? Miks toob Venemaa lahinguväljale vähem tanke kui ühelgi teisel hetkel selle sissetungi jooksul? Vastus võib kokku võtta ühe sõnaga. Harm. Venemaal on tankid, kuid ta kardab neid kasutada. Seda näeme T-14 loo puhul.
2025 aasta juulis tõi ajakiri Defense välja, et T-14 pole sõjas veel debüüti teinud. Artiklis vihjatakse, et Vene ametnikud hoiavad tanki meelega tagasi, sest nad on näinud, mida Ukraina on seni Ukraina territooriumile saadetud tehnikaga teinud ja nad kardavad T-14 tegelikku lahinguvõimekust paljastada. Praegu saab Venemaa rääkida, kuidas T-14 on üks maailma parimaid tanke ja selle jutu najal saab ta müüa tanke ostjatele. Kui T-14L on puudusi, tahab Venemaa need varjata. Ukraina paljastaks need puudused. Nii et T-14, mille Venemaa esitles juba 2015 aasta võidupüha paraadil, pole kusagil näha. Keegi ei tea, kas see tank suudab ootustele vastata ja Venemaal pole mingit kavatsust lasta Ukrainal maailmale vastuseid anda. Me näeme sarnast olukorda ka T-90-ga. Väidetavalt maailma parim tank on vähemalt Ukrainas lahingutes osalenud, kuid see pole olnud selline murranguline relv, nagu Venemaa väidab. Puudused on välja tulnud. Näiteks hoitakse T-90 laskemoona karussellis, mis asub tanki meeskonna ruumis. Üks tabamus sellele karussellile süütab kogu asja põlema, mattes meeskonna surmavasse põrgutulle. On registreeritud juhtumeid, kus T-90 tornid hakkavad pärast tabamust kontrollimatult pöörlema, mis toob esile tanki tarkvaras oleva katastroofilise vea, mille tõttu muutub tank kasutuks isegi siis, kui T-90 rünnaku üle elab. Ja see on veel üks asi. T-90-d ei jää ellu. Need saadetakse Ukrainasse ja hävitatakse, täpselt nagu vanemad Nõukogude mudelid, millele Venemaa on suure osa sõjast lootnud. Kõik see tähendab, et Venemaa alustab vähem mehaniseeritud rünnakuid. Isegi kui Venemaa seda üritab, keelduvad Putini käsilased sageli. Selline oli olukord Harkivis aprillis, kui Kuar meedia teatas, et Vene väed keeldusid kategooriliselt tankide ja soomukitega rünnakuid alustamast, kuna nad kartsid Ukraina droone. Väikeste gruppide infiltreerumine on eelistatud strateegia, kuna neid gruppe on droonidel raskem sihtida kui suuri metallist kolakaid, mis üle lahinguvälja liiguvad. Seega näitab rekordiliselt madal vaid 63 tanki hävitamine tegelikult seda, et Ukraina on neutraliseerinud ühe Venemaa kunagistest peamistest lahinguvälja eelistest. Ja puhtalt sõjakulude vaatenurgast on see mõistlik. Droon, mille valmistamine võib Ukrainale maksma minna vaid $500, suudab nüüd hävitada tanke, mis maksavad mitu miljonit dollarit. Investeeringud tasuvus on Ukraina jaoks tohutu ja see on Venemaa jaoks majanduslikult hävitav. Mis puudutab suve, siis tähendab see kõik, et Venemaal ei lähe suvekuudel palju paremini kui kevadel. Selleks, et enne Putini Donbassi suhtes seatud septembrikuist tähtaega oleks mingigi võimalus suuremate Ukraina asulate vallutamiseks, peab Venemaa alustama mehaniseeritud rünnakuid, aga neid rünnakuid ei toimu ja kui neid üritatakse, siis need ebaõnnestuvad. See sunnib Venemaa vägesid palju aeglasematele jalaväerünnakutele, mis on sama palju seotud Ukraina droonide vältimisega kui tegelike edusammude saavutamisega. Vaevalt liikuv armee ei valluta territooriumi. Ja suve saabudes pole Venemaa jaoks probleemiks ainult tankid. Riigisõidukite olukord pole palju parem. Mais ei juhtunud midagi eriti erilist, mis puudutaks Venemaa soomukite kaotusi. Ukraine Today teatab, et Venemaa kaotas 163 sellist tüüpi sõidukit, mis on kooskõlas nende soomukite arvuga, mida Venemaa kaotas 2025 aasta suvel. Kui sa mõtled, miks Ukraina selles osas rekordeid ei purustanud, siis samad probleemid, mis kehtivad Venemaa tankide kasutamise kohta, kehtivad ka nende soomukite kohta. Venemaa kasutab soomukeid rindel ainult siis, kui see on täiesti vajalik. Ukraina droonid on kõikjal ja nad suudavad need suured metallist sihtmärgid sama lihtsalt üles leida ja rünnata nagu tanke. Siiski ei ole soomukid selle loo kõige olulisem osa, kui rääkida Vene suverünnaku kokkuvarisemisest enne, kui see üldse alata jõudis. Tõeline lugu peitub rindetagustes, kus teised Venemaa kasutatavad sõidukid hävitatakse iga päev tükkideks. See Ukraina strateegia osa on suve seisukohalt tõeline murdepunkt. Aga enne kui selgitame, miks see nii on, vaatate saadet The Military Show. Kui saate kanalilt uusi teadmisi, vajutage tellimisnuppu, et ei jääks ilma sellest, mis meil järgmisena tulemas on. Seega ei mängi soomukid suvel suurt rolli. Ukraina tabab neid, kui neid leiab, kuid tänapäeval on neid rindel peaaegu sama harva näha kui tanke. Kuid kümnete kilomeetrite kaugusel rindejoonest kasutab Venemaa palju teistsuguseid sõidukeid. Veokid, transpordivarustus ja kütus, mis lõpuks jõuavad rindele. Tavalisi autosid kasutatakse Vene sõdurite vedamiseks punktist punkti rinde taga. Venemaal on tagalas käimas ulatuslik logistikaoperatsioon ja see on hädavajalik kõige jaoks, mida Putin tahab, et tema käsilased suvel saavutaksid. Võite aimata, kuhu me selle jutuga liigume. Mai on olnud Ukrainale rekordiline kuu Venemaa logistilise võrgustiku selgrooks olevate sõidukite hävitamisel. 31 mail tegi Ukraina midagi märkimisväärset. See sündmus oli peidetud Metsahi jagatud igapäevaste numbrite hulka, kuid see on Vene logistika seisukohalt ülioluline.
31 mail hävitas Ukraina rindejoone taga 524 Venemaa mootorsõidukit ja kütuseveokit. See oli uus päevarekord ning see tuli pärast seda, kui Ukraina oli juba 2 päeva varem selle konkreetse sihtmärgi hävitamise rekordi purustanud. 29. mail hävitas Ukraina 483 Venemaa sõidukit. Kuu lõpuks ületasid Venemaa sõidukite ja kütuseveokite kaotused 8000, kui arvestada 31 mai andmeid. Miks on see oluline seoses sellega, et Venemaa ei suuda suvel oma eesmärke saavutada? Sõna, logistikablokaad. See on mitteametlik nimi programmile, mille Ukraina on loonud eesmärgiga purustada Venemaa logistika rindetagustes piirkondades. Tuhandete sõidukite ja kütuseautode hävitamine iga kuu on selle programmi oluline osa. Loogika on lihtne. Venemaa kasutab sõidukeid ja kütuseautosid, et viia varustust ja kütust sõduritele rindel ja selle ümbruses. Kui need sõidukid hävitatakse, jõuab vähem varustust sõduriteni, kes ründavad Donetski kindlusvööndit ja teisi Ukraina piirkondi, kus Putin soovib oma vägesid edasi liigutada. Tulemuseks on need kaotused ja on naeruväärselt väikesed territoriaalsed edenemised, millest me rääkisime. See pole ainult Ukraina hirmuäratavad kaitseliinid, mis põhjustavad Venemaal tegutseda halvemini kui ükski teine suur sõjavägi pärast teist maailmasõda. Ukraina kaitsjate töö rindel muutub lihtsamaks, sest tagalas toimuvad rünnakud jätavad Vene väed ilma laskemoona ja soomuseta, mida neil oleks vaja tugevamate rünnakute alustamiseks. Ukraina suunab raha sõjaväeüksustesse, mis seda strateegiat ellu viivad. Ukraina kaitseministeeriumi andmetel on logistikablokaadi programmi jaoks eraldatud umbes $113 miljonit, millest esimene osa on juba üle antud üksustele, kes on seadnud standardi Vene logistika purustamisel rindetagusel alal. Nii paljude Venemaa logistikasõidukite hävitamine on vaid väike osa palju suuremast programmist, mille eesmärk on suvise pealetungi halvamine. 1. juuni raportis märkis New Voice of Ukraine, et see kampaania on nii laialdane ja sügav, et põhjustab Venemaale probleeme ka aladel, mis peaksid olema täielikult okupeeritud, sealhulgas Luhanski Donbassi piirkonnas ja Krimmi poolsaarel. Ukraina 3. armeekorpus on isegi väitnud, et Ukraina valdab nüüd Luhanski õhuruumi, mis on piirkond, mida Venemaa väidab end täielikult kontrollivat. Luhanski rünnakute seerias tungisid Ukraina droonid läbi kogu piirkonna ja suutsid lennata nii sügavale, et rünnata sihtmärke Venemaa sees, mis asuvad 205 kilomeetrit rindejoonest tagapool. Venemaa õhutõrje ei suutnud neid rünnakuid peatada. Hiljem räägime, miks see nii oli. Kõige olulisem siin on see, millist mõju avaldab Ukraina pidev Venemaa logistikasõidukite hävitamine suvisele pealetungile. Lihtsalt öeldes on need löögid laastavad. Logistikaselmed on kogu okupeeritud aladel suletud. Isegi kui Venemaa leiab alternatiivseid marsruute, on ta sunnitud viivitama varustuse ja sõdurite rindele toimetamisega. Venemaal ei ole Ukrainas enam ühtegi tõeliselt turvalist tsooni. Ukraina droonid suudavad tabada kõike ning rekordilised hävitatud sõidukite arvud on Venemaale märgiks, et suvi ei tule tema vägedele rindel kuigi hea. Järgmisena jõuame suurtükiväeni. Venemaal on vaja suurtükiväge, et tulistada Ukraina rajatud kaitsepositsioone. See on üsna tavaline maismaapõhine strateegia. Jalaväge toetab suurtükivägi, mis pakub tuletoetust ja nõrgestab Ukraina kaitset piisaval, et maaväed saaksid läbimurdeid teha. Venemaa strateegias pole siin midagi revolutsioonilist ning see lähenemine töötab seni, kuni sul on piisavalt suurtükiväge. Sa ilmselt juba aimad, millest me kohe rääkima hakkame. Ukraine Today teatab, et Venemaa kaotas mais 1993 suurtükki, mis on taas uus rekord. Ja põhjus, miks need kaotused olid nii suured, on strateegia, mille me just välja tõime. Venemaal on vaja suurtükiväge, et pakkuda oma maavägedele tuletoetust. Probleem, millega Venemaa silmitsi seisab, on see, et on suurema osa oma kaasaegsest suurtükiväest juba ära kasutanud. Ukraine Today sõnul on järele jäänud vaid hulk iidseid nõukogudeaegseid suurtükke, millest enamik on järelveetavad ning osa neist on sisuliselt omavalmistatud relvad, mida Venemaa ehitab jooksvalt. Neil relvatüüpidel pole mitte ainult väiksem laskekaugus kui nende kaasaegsed analoogid, mis tähendab, et neid tuleb palju lähemale rindele tuua, et mingitki mõju avaldada, vaid neil puudub ka igasugune mobiilsus. Ukraina droonid on Venemaa tankidele ja sõidukitele juba nii suureks probleemiks, et neid tõmmatakse rindelt tagasi. Kujutage ette, kui palju kahju nad võivad teha paigal seisvatele suurtükkidele. Te ei pea ette kujutama, sest numbrid räägivad enda eest. See, mida me siin näeme, on viimane nael kirstu selles suurtükiväe ülekaalus, mida Venemaa on suure osa sõjast omanud ja mida Putin hädasti vajas suvise pealetungi jaoks. Esimesed märgid sellest, et Ukraina hakkas suurtükiväes ülekaalu saavutama, ilmusid 2025 aasta mais. Sellel kuul spekuleeris Pravda, et Venemaal hakkavad rindele saadetavad suurtükid otsa saama. Sama probleem, mis mõjutas riigi tankistrateegiat, oli ka siin mängus. Venemaa ammutas piiratud nõukogudeaegsetest varudest, mida Ukrainas hävitati.
Pravda sõnul ei suutnud Venemaa uute suurtükisüsteemide ja torude tootmine sammu pidada rindekaotustest tuleneva vajadusega. Ja tõepoolest, me olime juba hakanud nägema, kuidas Venemaa suurtükiväe ülekaal selle tulemusena vähenes. Eelmisel veebruaril avaldas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrskõi, et Venemaa suurtükiväe ülekaal oli juba langenud. 10 ühikult iga Ukraina üksuse kohta vaid 2-1 mõnes rindelõigus. Ukraina droonid olid selle peamine põhjus ja need droonid on sellest ajast peale Venemaa suurtükiväge hävitanud. Suurtükiväel on endiselt roll kaasaegsel lahinguväljal, kuid tuhandete kaupa lendavad droonid muudavad suurtükiväel raskemaks tulistada oma asukohta paljastamata. Ja kui droonioperaator teab, kus Vene suurtükiväe üksus asub, on õhus kiiresti liikuv droon ja aegunud nõukogudeaegne suurtükisüsteem vastamisi olles ainult üks võitja. Suurtükivägi kaotab iga kord. See puudujääkide kombinatsioon, mis hakkas ilmnema 2025 aastal ja Venemaa võimetus Ukraina droonidele vastu seista, muudavad mais Venemaad tabanud rekordilised suurtükiväe kaotused veelgi laastavamaks. Need on üksused, mida Venemaa enam tagasi ei saa ega suuda täiendada. Kui suvi saabub, hakkab Ukraina poolt hävitatud Venemaa suurtükiväe tõttu tekkinud tuletoetuse puudus tõesti tugevalt tunda andma. Oleme seda juba näinud Venemaa tohututes kaotustes ja mikroskoopilistes edusammudes kevadel. Mitte miski sellest ei lähe Venemaa jaoks paremaks, kui sõda liigub sügavamale suvesse. Olgu, Putin võib mõelda. Suurtükivägi ei ole seal, kus ma seda vajaksin, aga Venemaal on endiselt palju mitmikraketi heitjaid, mida saame kasutada tuletoetuseks ja Ukraina tagalasse löömiseks. Aga kas ikka on? MLRS-i kaotused mais olid sama suured kui Ukraina 2023 aasta suvise vasturünnaku ajal, mis näitab, et Venemaa ei saa isegi nende süsteemide peale loota, et suvist sissetungi toetada. Ukraine Today andmetel kaotas Venemaa mais 63 MLRS-i üksust. See on suurim MLRS-i kaotuste arv 6 alates 2023 aastast ning sellest ületavad vaid 67 üksust, mille Venemaa kaotas 2023 aasta juulis ja 66 üksust, mis kaotati teise suure pealetungi käigus 2023 aasta novembris. Nii nagu Vene suurtükiväega olid juba 2024 aastal märke, et MLRS-süsteemid ei suutnud avaldada vajalikku mõju, mida Putin vajas. Selle aasta lõpus teatas UA WI, et Ukraina oli hävitanud rekordiliselt väikese arvu Vene MLRS-e. See oli oluline samal põhjusel, miks ka selle maikuu rekordiliselt madal tankide hävitamine oli oluline. See oli märk sellest, et Venemaal hakkab otsa saama kriitiline süsteem, mida neil on vaja rindel edasiliikumiseks. MLRS-ide arvu vähenemine viitab sellele, et Vene armee relvavarud on oluliselt kahanenud. See on tõsine märk, sest raketi suurtükivägi on olnud üks peamisi Venemaa survevahendeid rindel, ütles UAVV tol ajal. Samuti järgnes sellele esialgsele raportile teine aruanne detsembris 2024, millest toodi välja, et kuni 13. detsembrini polnud ükski Vene MLRS-i üksus kaotatud. Ka see oli märk nõukogudeaegsete varude ammendumisest. Liigume edasi maini 2026 ja rekordarv MLRS-i üksusi on hävitatud. See on märk sellest, et Venemaal õnnestus oma MLRS-i varud enne 2026 aasta suverünnakut korda teha, eks. Lõppude lõpuks ei saa olla rekordilist hävitamist, kui Venemaa ei too lahingusse rohkem üksusi. See on tõsi, aga jällegi, numbrid ei räägi kogu lugu. MLRS-i üksused, mida Venemaa toob rindele. 2026 aasta kevadel ja suvel on hoopis teistsugused kui need, mis tal olid 2024 aastal ja varem. Ukraine Today paljastab, et paljud MLRS-id, mida Venemaa praegu kasutab, on kodukootud variandid nõukogudeaegsetest süsteemidest, mis ei suuda kuidagi Ukraina droonidele vastu saada. Ja kui Venemaa väed ei kasuta neid ise tehtud MLRS-e, siis kasutavad nad Põhja-Korea Type 75 süsteeme. Need 170 mm MLRS-üksused on järelveetavad, mis on juba iseenesest probleem, kui tuleb vältida Ukraina lõputut droonide parve. Need pole isegi parimad MLRS-id, mida Venemaa on Põhja-Korealt saanud. Kui hakkasid tekkima puudujäägid, saatis Põhja-Korea Venemaale 240 mm MLRS-üksusi, et täiendada Vene varusid. Need hävitati lõpuks. Venemaale on jäänud vaid nõrgemad Type 75 süsteemid ja olukord on nii meeleheitlik, et nende süsteemide mõju maksimeerimiseks kinnitatakse neid maapealsetele robotplatvormidele, et anda neile mingigi liikuvus. Neid ideid võiks nimetada innovaatilisteks, aga faktid räägivad enda eest. Rekordarv MLRS-üksusi hävitati mais, mis näitab, et see ei toimi. Seniini käsitletud kaotused tähendavad Venemaa jaoks ajaloolist läbikukkumist vajaliku varustuse säilitamisel, mida oleks vaja suvise pealetungi alustamiseks. Kui liita need varustuse kaotused Venemaa kaotuste määraga ja nende edasiliikumise aeglusega, siis pole lihtsalt mingit platvormi, millelt Venemaa saaks alustada sellist Donbassi hävitavat pealetungi, mis peaks viima piirkonna kokkuvarisemiseni septembriks. Suvine pealetung on läbi kukkunud juba enne, kui see üldse alata sai. Kuidas võiks Ukraina seda kõike Venemaa jaoks veelgi hullemaks muuta?
Me vihjasime sellele juba varem. Venemaa õhutõrje massiline hävitamine. Mais hävitas Ukraina 42 Vene õhutõrjeüksust. See ei ole rekordiline number, kuid see on kõrgeim ühe kuu tulemus alates juunist 2024, mil Venemaa kaotas Ukraina rünnakute tõttu 59 õhutõrjeüksust. Siin näeme Ukraina süstemaatilise kampaania haripunkti, mille eesmärk on hävitada võimalikult palju õhutõrjesüsteeme okupeeritud aladel. See kampaania algas ammu enne seda, kui Venemaa alustas kevadrünnakut, mis pidi tooma suvel suuri edusamme. Ukraina on alates eelmisest aastast suurendanud Venemaa kaitsesüsteemide hävitamist. Märtsi ja 10. mai vahel hävitas Ukraina 37 Vene õhutõrjesüsteemi, elektroonilise sõjapidamise vahendit ja radarit, mis on 2 korda rohkem kui 2025 aasta oktoobris, teatab KeyPost. Ukraina kordas seda saavutust mais ja lisas veel 5 juurde, mis tähendab Venemaa jaoks suvel halbu uudiseid ühel lihtsal põhjusel. Õhutõrje kaotamine avab Ukraina jaoks ukse kesk- ja kaugmaa rünnakuteks. Kas sa mäletad rekordeid purustanud lööke, mida Ukraina mais Venemaa sõidukite vastu tegi? Aga kuidas on lood nende teekondadega, mille Ukraina droonid tegid Luhanski taevas, mis pani 3. armee korpuse kuulutama, et Ukraina valitseb nüüd Luhanski õhuruumi? Sellised saavutused poleks olnud võimalikud, kui Ukraina poleks esmalt alustanud kampaaniat Venemaa õhutõrje hävitamiseks. Iga allalastud süsteemiga tekib uus õhukoridor, mida Ukraina saab kasutada oma rünnakuteks okupeeritud tagalas ja Venemaa enda territooriumil. Need rünnakud kulutavad Vene sõjamasinat. Me näeme seda logistilistes aspektides, millest me juba rääkisime. Aga iga rünnak, mida Ukraina korraldab Vene nafta- ja sõjatööstuse vastu Putini territooriumil, on otseselt seotud sellega, et Venemaa õhutõrje Ukrainas on purustatud. Mida rohkem tagalas infrastruktuuri ja varustust hävitatakse, seda nõrgemaks muutub Venemaa rindel. Mai on näidanud meile, et Ukraina ei kavatse Venemaa õhutõrje osas hoogu maha võtta. Kui üldse, siis Ukraina hoopis suurendab survet. Sel suvel saab tulemus lahinguväljal selgeks. Rohkem ebaõnnestunud rünnakuid, rohkem põlevat varustust, rohkem edu Ukraina kasuks. Kuna Venemaal ei õnnestu isegi ligilähedaselt täita Putini poolt suveks seatud eesmärke. Või otse öeldes, Venemaa suvised eesmärgid on kättesaamatud. Putin vajab väljapääsu, sest Ukraina sõja praegune faas on Venemaa jaoks kõige ebaõnnestunum alates 2023 aasta suvest. Venemaa vastus kõigele sellele on olnud rünnakute eskaleerimine tsiviilisikute vastu, kuna maismaa sissetung laguneb. 2. juunil alustas Venemaa õhurünnakut, mis hõlmas 73 raketti ja 656 drooni üle kogu Ukraina. Atlantic Council teatab, et see rünnak oli märkimisväärne, sest umbes 30 kasutatud raketti olid ballistilised ning rünnakutes sai surma või vigastada üle 100 Ukraina tsiviilisiku. Aga see ongi kõik, mis Putinil sel suvel veel alles on. Jultunud sõjakuriteod, mis varjavad suve pealetungi läbikukkumist, mis pole isegi veel alanud. Ja pole isegi nii, et Venemaa strateegia sihtida Ukraina tsiviilisikuid hakkaks toimima. Kui Putin vaatab, kuidas tema sõjavägi langeb teise maailmasõja kaotuste tasemele, on Ukraina näidanud, et suudab kaugrünnakute vallas sama hästi vastu lüüa. Vaid mõned päevad enne 2. juuni rünnakut korraldas Venemaa järjekordse õhurünnaku, milles kasutati ka hüperhelikiirusega Oreshnik raketti. Ukraina vastus oli kiire, täpne ja laastav. Saate sellest kõigest teada, vaadates meie videot ning ärge unustage tellida The Military Show'd, kui jälgime Venemaa suve pealetungi ja paljusid ebaõnnestumisi, mis Putinit ees ootavad järgmiste kuude jooksul. Aitäh vaatamast!